Jätkame koolitusega. Soovitan, et nüüd järgneva kuulamise juurde võta grupist failide sektsioonist endale võlatunnistuse blankett lahti. Et selle võrra lihtsam ja arusaadavam on seedida seda kuulatavat osa siis. Nii, ma usun, et võib selle pildi siit eest ära panna, igaüks leiab üles hõlpsalt failide sektsioonist. Nii, natuke võlatunnistuse kui sellise teooriat ka siis, mis ta siis on, miks ta hea ja vajalik on ja siis räägime juba sellest blanketi täitmisest. Olukorras, kus teile laenusaaja on siis jäänud võlgu ja teil on temaga ikkagi kontakt olemas veel, ehk et võlgnik pakub siis lahendusi ja olete talle selgeks teinud, et nüüd järgmine käik ongi kohus ja sealt edasi siis kohtutäitur ja võlainfo avaldamine. Ja paljud võlgnikud, laenusaajad sellises olukorras ei taha, et need asjad arenevad siis edasi nii kaugele ja mõistagi lisakuludega ja hakatakse siis rääkima seal kokkulepetest, lahendustest, et pääseda sellest raskemast olukorrast nii-öelda. Ja see on vaadake nüüd see koht, kus teil on võimalik enda kasuks seda olukorda nagu ära kasutada, nii-öelda. Ja olukorras, kus teil on siis laenuleping tegelikult üles öeldud või on seal tähtaeg möödunud ja põhimõtteliselt teil on kõik teed valla, et jätkata asjaga kohtus, et võlgniku jaoks muutuks see olukord nagu ebameeldivamaks, raskemaks ja ilmselgelt ka kallimaks. Ja hakkab siis see jutt, et aga kuule, et teeme ikkagi äkki mingi kokkuleppe ja saame äkki asja lahendatud. Siis saategi välja pakkuda, see on muidugi valikuline, et ei pea seda, aga see on võimalus. Ja miks ta nagu hea on, et sõlmida võib-olla veel eraldi ja jällegi uus võlatasumise kokkulepe on teema selles, et kui kord võlgnik on selle ütleme dokumendi pealkiri kui selline on võlatasumise kokkulepe, aga õiguslikus mõttes tegemist on võlatunnistusega võlaõigusseadus paragrahv 30 tähenduses. Ja esimese asjana siin on oluline nüüd tähele panna, et siin seadus ütleb täpselt, et siin on vorminõue. Ehk et see peab olema kas siis võlgniku poolt käeliselt allkirjastatud või vähemalt digitaalselt, eks. Seda enam suuliselt teha mõtet ei ole. Muidugi te saate teha selle kohvilauas istudes, aga sellele on sellisel juhul, ta jääb sellisel juhul õigustühiseks. Ja siis on see koht, kus te saate hakata võlgnikku pisut nagu survestama näitena, et teie nõue võlgniku vastu äkki sellel päeval on, ma võtan üvara numbri, 2000 eurot. Ja võlgnik tuleb siis jutuga, et hea laenuandja, et ma suudaks selle 2000 ära maksta näiteks igakuiste maksetega 200 eurot. Siis te mõtlete, et see on ju 10 kuud ootamisteks. Et teie ootus on see, et tegelikult võlgnik pidanuks piltlikult öeldes eilseks ära tasuma selle 2000 eurot, aga nüüd ta räägib, et ta tahaks 200 euroste maksetega maksta selle ära 10 kuu jooksul. Võt siis on jälle mõtlemiskoht, et te saate põhimõtteliselt selle võlatunnistuse alusel leppida kokku ka selles, et ka selle 10 kuu eest võlgnik tasub lisaintresse. Ehk et teie summa, mida te nõuate, kasvab omakorda veelgi. Ja selle võlatunnistusega te loote põhimõtteliselt täiesti uue võlasuhte. Ja et enam see ei sõltu ega ole seotud eelmise laenuga. Ja seda võlatunnistuse vormi tuleb teil täita nüüd selles mõttes küllalt täpselt. Et nüüd ma soovitan, võtame vormi ette ja vaatame selle siis koos läbi. Ilmselgelt kõik kohad, mis on siin X-iga tähistatud, need on need, mis te peate ise täpselt täitma. Alguses muidugi peate fikseerima, kes on isik, kes on võlgnik, eks. Seejärel, milline on siis see kokkusumma, mida ta tasub, eks. Siin on nüüd valiku võimalus, et kui mina räägin sellest 2000-st, siis te võite siin juba mõelda, et näitena, et te annate selle 2000 euro, annate 10 kuu peale, aga võib-olla küsite 700 eurot veel juurde, eks. Või teine variant, et ta tunnistab võlgnevust 2000 eurot ja järgmise lause panete, et kokkuleppeliselt ta tasub kogu perioodi kohta teile juurde 700 eurot. Siis te viitate, millisest varasemast laenulepingust see on tekkinud, keel sassis juba. Ja siis on oluline, et ei eemalda siit lauset, mis ütleb, pooled lepivad käesoleva
kokku uues iseseisvas lõplikus kokkuleppes, millega võtab võlgnik endale kohustuse uues põhivõla summas X eurot. Ja et aluseks jääb ainult siis teil käesolev kokkulepe. Ja sealt edasi nüüd vaadake, kus on see sulgudes see märkus, ise määrakas maksegraafiku üks makse, ärge seda nüüd kindlasti jätke oma puhtandisse. Et kui on tegemist maksegraafikuga, siis ma soovitan, et Excelis vormistage üks maksegraafik siia ja copy paste'ige. Määrate ära oma konto, kuhu te seda raha tahate, määrate ära viivise määra. Ütlen niipidi, minu enda lepingutes on viivise määr tavaliselt 0,35% päevas. Ma soovitan selle kusjuures ikkagi märkida protsentuaalses mõttes, mitte eurot päevas. Et see on nagu ütleme vaidluste praktikas välja tulnud, mõned kohtunikud on natuke suunurgad viltu vaadanud selle peale, kui on märgitud eurot päevas. Ja määrata ära ka siin, et millise aja möödudes teil tekib õigus maksegraafiku puhul see leping üles öelda. Aga seda muidugi ainult juhul, kui teil on siis kestvusleping ehk et mitu osa makset. Ja viimane rida on siis see, et kui teil on võimalik käendaja veel siia siduda juurde, no see oleks kõige superim variant tegelikult üleüldse. Ja siin on oluline veel tähele panna, et allkirjastamise koha peal jah, see on nimme, et ei ole nagu teie enda andmeid, sest seaduse järgi teie ise ei pea võlatunnistust allkirjastama. Seda ennekõike peab tegema ikkagi kohustatud pool. Ennekõike siis võlgnik ja või kui teil on ka käendaja. Aga kui teil käendajat ei ole, siis jah, lähtuge sellest, et nagu mul on siin ka toodud välja märkus, valikuline punkt. Et see osa, kui käendajat ei ole, siis see lihtsalt kustutage eks ära. Nii, võlatunnistusest veel rääkides, et see, mida ma praegu ette rääkisin, see kehtib nagu sellisel juhul, kui te teete selle omavaheliselt. Kas siis jah, kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis digitaalselt mailiga saates, eks. Aga teadmiseks, mis oleks tegelikult veel efektiivsem, oleks notariaalne võlatunnistus. Mis tähendab seda, et notar sisuliselt kinnitaks siis pooltevahelise kokkuleppe, ütleme, mis sisu poolest on sama, et tasub teile 2000 eurot ja maksab intressi juurde, viivist ja ülesütlemise õigus ja kõik see, eks. Et miks see notariaalne nagu eriti hea ja super oleks otsesõnu öeldes on see, et kui notariaalse võlatunnistuse pinnalt läheb see asi uuesti hapuks ja nässu, eks. Et te ütlete üles, kuna võlgnik ei maksnud, ega seal muid põhjuseid väga ei saagi olla, eks jah. Siis on võimalik see notariaalne võlatunnistus otsejoones ühe avalduse alusel anda kohe kohtutäiturile sisse nõudmiseks, ilma et te peaksite minema kohtusse, veel kandma kulusid, võtma selle menetlusriski ajalises ja rahalises mõttes, et kaua kohtus võib aega minna selle asjaga, eks. Et siis nagu seda osa teil ei teki üldse. Et siit minu soovitus, et kui vähegi võimalik ja võlgnik on kontaktne, siis proovigegi teda meelitada notariaalset võlatunnistust allkirjastama. Teadmiseks siia juurde väga oluline, et notarisse ei pea tingimata kontorisse üleüldse kohale minema. Tehnika ja teaduse asjamise võimalused on edasi läinud niipidi, et notariaalseid tehingud on võimalik teil teha põhimõtteliselt ka video teel, et ma hiljuti ise sõlmisin siin ühe notariaalse võlatunnistuse selliselt, kus võlgnik oli hoopis Norras ja oli telefoni pealt oli siis videokõnena oli ühenduses notariga. Et see on täiesti tehtav, eeldus on see, et peab olema siis vastaspoolel, antud juhul siis võlgnikul, peab olema kas siis mobiil-ID või tal peab olema toimiv ID-kaart arvutis, et ta ühesõnaga oskab, taipab neid et see töötab see kaart. Mul on olnud ka juhus, kusjuures jah, inimene vastas, et jah, mul on korras, et ID-kaart mul on olemas ja koode ka tean. Ja siis, kui meil oli tehing, siis ta ütles, et minul arvuti ei loe ja oli kõik tehing jäigi katki. Et see on tobe väike asi, et palugi ikka täpsustada võlgnikule, et kas tal see ID-kaart nagu toimib ka ikka, kiip loeb ja ta teab oma koode ja kõik see. Ja kui need eeldused on korras, siis on teil võimalik notaris endale aeg panna. Muidugi te peate notarile ise andma tehingu andmed ette, kes on võlgu, mis on tema andmed, milline on võlatasumise kokkulepe, kas seal on viivise sanktsioon, mis on ülesütlemise tingimused, et kõik selle te peate notarile nagu nii-öelda mingis mõttes ette nämmutama, et notar ise ei hakka teilt nagu neid andmeid ütleme välja mõtlema, sest ta tahabki, et teie annate sisendi info notarile, et milles see tehing siis seisneb. Et see on igal võimalikul juhul on notariaalne võlatunnistus eelistatum minu silmes võrreldes sellega, et kui te omavahel see teete.
nii, aga tuleme korra siia faasi tagasi, et kui te teete ikkagi omavahelselt, põhjusel või teisel te seda notariaalselt ei tee, eks. Ja olete üks päev samas olukorras, et võlgnik ei maksa, asi on läinud nii-öelda nässu upakile ja olete jälle selles nullpunktis tagasi, et võlgnik ei maksa ja olete selle võlatasumise kokkuleppe talle siis üles öelnud. Ega siis midagi teha ei ole, siis me jõuame siit survalt ka kohe järgmise alapunktini, mis on 4.3 kohtusse pöördumine lihtsustatud korras. Ja kui teil on siis see võlatunnistus üles öeldud või ka olukord, kus te võlatunnistust ei saa sõlmida, et võlgnik on täiesti orbiidilt kadunud, ei suhtle ja olukorras on täitunud eeldused, et teil on võimalik kohtusse minna. No see kõige paksemas kirjas öelduna eeldus on ikkagi see, et võlg peab olema muutunud sissenõutavaks ja väike meenutus, sissenõutavaks muutub võlg siis kahel juhul, kas tähtaja möödumisega või ülesütlemise järgselt. Et kui need eeldused M või kumb on täitunud, siis on teil võimalik pöörduda oma nõudeõigusega kohtusse ja nüüd sellest räägimegi. Siia juurde ma soovitan jällegi võtke vaatamiseks, nii üks hetk ma täpsustan, mis ta oli, selle kohta mul oli eraldi ka maksekäsu ja hagiavalduse võrdlus. Nii üks hetk, ma võtan kohe selle ette. See oli seal laenugrupis, ma vaatan, kas tal nüüd oli failide all või ta oli. Jah, kui sa vaatad failide alla, siis maksekäsust kava 4.3 PDF fail. Võta see endale ette, selle järgi on parem asjast aru saada. Kõike me koos siin päris nüüd lugema ei hakka siin, aga räägin sellest küljest, et lihtsustada, ma jään ennekõike selle juurde, et maksekäsu kiirmenetlus, mis on siis kohtusse pöördumine lihtsustatud vormis. Olemuselt maksekäsu esitamine on üpris lihtne, selleks ei pea tingimata jurist olema. Piisab, kui sul on sellised elementaarsed IT-teadmised ja sul on toimiv ID-kaart või mobiil-ID. Et kuidas maksekäsu esitamine käib step by step, selle kohta mul on selles PDF failis ühe teise juristi selline hästi hõlpsalt ja ilusti vormindatud YouTube'i videojuhis. Et keda nagu täpsemalt huvitab või kellel ongi olukord nii-öelda ukse ees, silme ees, et ongi vaja keegi maksekäsuna kohtusse saata, siis see YouTube'i video, mis seal PDF failis on viidatud, see on päris õpetlik ja annab hea ülevaate. Aga ühesõnaga teemasse tagasi. Maksekäsk. Maksekäsk on ka põhimõtteliselt selline lihtsustatud kohtumenetluse viis ja vorm, mille kõige olulisem tunnused või kriteeriumid oleksid sellised, et see toimub äärmiselt formaalselt, mis omakorda tähendab seda, et maksekäsu menetlustes ei toimu kunagi kohtuistungit, seda esiteks. Ja siin toimub nagu valdavalt selline blanketi täitmine. Sa täidad ära selles e-toimikus, mis on AET on ta nimi lühendatult, avalik e-toimik. Sinna logid sisse, paned siis sealt nupp vist oli, et uus asi, maksekäsu kiirmenetlusavalduse esitamine, täidad ära väljad. Sinu andmed, võlgniku andmed, siis pead viitama, millisest dokumendist sinu nõue tuleneb. Nii, siin on nüüd 2 varianti. Esimene variant, kui sa võlatunnistust ei teinud, siis on sul aluseks laenuleping, seal määrad ära kuupäeva ja pead siis näitama ära, kui suur on sinu nõue ja millistest komponentidest ta koosneb. Pean siis silmas seda, et palju on laenu põhiosa jääk, palju on intressite jääk, palju on viiviste jääk, eks. Seda arvutust pead sa oskama nagu ise teha, ise presenteerida kohtule siis. Ja valdavalt ongi selline küllalt lihtne väljade täitmine, pead ka võlgniku andmed sinna sisestama. Siin muidugi nüüd teadmiseks jälle mõttekoht, et korraks, kui me tuleme sellesse kõige esimesse faasi, ma vaatan korraks nüüd kuvan jälle teile seda, mis ta nüüd oli meil see võlgniku, ei mitte võlgniku, vabandust, laenutsükkel, jah, laenutsükli elufaas siis või laenusuhte elutsükkel. Nii, ma olen korraks selle tagasi, selle pildi. Nii, ja kui sa oled siin kõige esimeses faasis, eks, et kus sa kogud nagu võlgnikult või oma tulevaselt võlgnikult nii, saatma kohtule, siis on äärmiselt oluline, et teil neid andmeid oleks võimalikult palju. Selles tähenduses te teete ka kohtuelu sellega lihtsamaks.
et võtame olukorra, et kui teil ei ole näiteks andmeid siis laenusaaja kohta, siis on ka kohtul selle võrra keerulisem ja läheb pikemalt selle asjaga, et kui puuduvad andmed, eks millest siis juhinduda. Et seetõttu ma soovitan, võtke kindlasti mail, elukoha, aadress, telefon, et kohtule andke maksimaalselt infot nagu võlgniku andmete osas. Et seda kiiremini teinekord jõuab ka kohus need asjad kätte toimetada. Nii, lähme sammu võrra edasi. Kui olete siis ära maksnud ka riigilõivu, riigilõiv on nagu ka üks eelis maksekäsu eelistamisel üle hagimenetluse, et selles on see riigilõiv, mis te peate kohtule tõsi küll maksma ettemaksuna, on tunduvalt odavam võrreldes hagimenetlusega. Ja see oli 3% nõutavast summast, kuid mitte vähem kui 45 eurot. Ehk et kui see 3% jääks alla 45 euro, siis ikkagi maksma peate minimaalselt 45 eurot. Ja ka see kulu pannakse võlgnikule otsa lõpuks. Ja nii, nüüd lähme edasi sellega, et kui kohtul olete kõik ära esitanud, siis kohtus tuleb teile mingi aja peale teade, et kohus on asjaga alustanud. See on ilmselt informatiivne teade, sellele midagi vastama ei pea, see on lihtsalt teile enda teavitus. Ja mis saab edasi on see, et kohus saadab siis võlgnikule välja teate makse ettepaneku näol. Võt lugupeetud kodanik nimega X, teie suhtes on esitanud näiteks Tanel Reivits maksekäsu avalduse ja kohus palub siis seda dokumendi kättesaamist kinnitada võlgnikul kohtule. Vot see on natuke selline trikiga koht, et kui võlgnik kinnitab maili teel või ta siis ise samamoodi logib sinna avalikku e-toimikusse sisse, klikib selle teate peal, siis loetakse see asi kätte toimetatuks. Selles tähendus, kui ta klikib sinna sisse logides. Jah, tõsi, paljud võlgnikud seda ei oska teha või tee nimme, eks pelgavad, et mingi dokument tuli, ma võib-olla igaks juhuks vastu ei võta. Või siis maili teel vastavad, et tere, jah, sain kätte. Teinekord mõni ei vasta mailile ka ja kohus teeb ka mitmeid katseid. Võtame esimese stsenaariumi, et kui see makseettepanek toimetatakse kätte, siis sellest kätte toimetamisest alates hakkab nii-öelda stopperkell maha tiksuma 15 päeva. Eeldusega, et võlgniku elukoht on Eestis. Ja kui selle 15 päeva jooksul võlgnik ei esita kohtule vastuväidet, kusjuures vastuväide võib olla ka 2 sõna, pole nõus, siis tuleb teie kasuks maksekäsk ehk teisisõnu kohtulahend. Ja see maksekäsk kohtulahendi näol ongi selline dokument, millega te saate jätkata oma sissenõudmist nüüd seejärel siis kohtutäituri juures teadmiseks, et iseenesest maksekäsk kohtutäituri kätte ei jõua. See on väga laialt levinud väär arusaam, et väga hea, kohus tegi minu kasuks lahendi ära ja nüüd hakkabki kohtutäitur sisse nõudma. Ei ta hakka. Kohtutäiturile peate ikka ise eraldi ka avalduse esitama, et pöörduma vastava piirkonna kohtutäituri poole, esitama avalduse ja kui see avaldus on esitatud, siis kohtutäiturit tuleb tavaliselt mingi automaatvastuse kinnitus selle kohta, et on esitatud ja siis võite nagu küllalt kindlad olla, et kohtutäitur selle menetlusega alustab. Aga sellest ma räägin natuke pikemalt siin punktis 5.1. Nii, nüüd praegu rääkisin ära selle kõige ilusama parema stsenaariumi juhul, kui toimub kätte toimetamine ja võlgnik ei esita vastuväidet. Aga räägin nüüd ka sellest küljest, kui ta esitab. See vastuväide võib olla teinekord ka üpris lakooniline ja selle vastuväite esitamise õigsusest kohus informeerib võlgnikut vägagi selgelt. Et talle pannaksegi, ütleme ka blankett kaasa, kui mailiga saadetakse, et juhul kui teil on võlgniku vastuväiteid, siis on teil võimalik see esitada vastuväide ja täitke ära palun see blankett ja saatke allkirjastatult tagasi. Siin on nüüd oluline, et see, et kas võlgnik seda teeb ja teine asi, kas ta teeb seda tähtaegselt. Et seda tähtaega te saate ka ise jälgida, et kui te logite sinna aeti sisse, et mis ajal see makseettepaneku fail võlgnikule kätte toimetati. Seda kõike see aeti server nagu logib ja selle kohta saate ka ise väikest sellist nii-öelda järelevalvet teha. Kui võlgnik esitab 15 päeva sees vastuväite alates teate kättesaamisest ja see teate kättesaamise aeg on ka selles serveris logitud. Kui ta esitab selle aja sees, siis loetakse vastuväite esitatuks ja sõltub nüüd sellest, kuidas te oma maksekäsu blanketi täitsite, kas te panite linnukese sinna koha peale, et kui võlgnik esitab vastuväite, et las siis asi jätkub maakohtus hagimenetlusena. Kui läheb nii,
või kui täitsite nii, siis kohus teavitab teid, et võlgnik on esitanud vastuväite ja maksekäsu kiirmenetlus lõpetatakse. Selle kohta tuleb teil mingi hetke pärast või mingite päevade möödudes teade, et kohus lõpetab maksekäsu kiirmenetluse läbivaatamise ja annab asja üle siis maakohtule hagimenetluseks. Kui see läheb niipidi, siis on see koht, et te peaksite esitama kohtule hagiavalduse. Aga võt hagiavaldus on küll nüüd teate selline keskmisemas keerulisem juba menetluse liik ja dokument, et kes ei ole ikka õigusteadmistega isik, jurist, advokaat, et ütleme lihtne inimene, kes ei ole nende asjadega enne tegelenud, võin ütelda küll, et 9 juhul 10 ta ei tule sellega toime, et ta suudaks esitada korrektse hagiavalduse. Et kui see asi jõuab hagimenetlusse, siis kohus annab teada ka sellest eraldi kohtumääruse näol, et teid kohustatakse esitama hagiavaldus siis seadusele vastavas vormis. Ja nüüd sellest seadusest rääkides on tsiviilkohtumenetlusseadustik. Tsiviilkohtumenetlusseadustik on päris põhjalik seadus, seda reguleerivad ikka sadu paragrahve ja nende kommenteeritud väljaanded on 2, sellised suured paksud rahad. Et hagiavaldus on jah keskmisemast juba peenem, kui mitte öelda kõrgem pilotaaž, et siin on siis teil võimalik valida endale sobiv teenusepakkuja, kes hagiavaldusi oskab, mõistab koostada ja kes valdab siis kohtumenetlus, kui just ta ise ei taha põlve otsas seal eksperimenteerida. Et see on siis olukord ja kirjeldatu on siis vastab sellele, kui võlgnik on esitanud vastuväite ja asi läheb edasi üle hagimenetlusse. Kuigi maksekäsu kiirmenetluse vormi, kui te täidate, esitate, siis seal on selline linnukese koht, et juhul kui võlgnik esitab vastuväite, et kas siis näiteks sissenõude soovib asja lõpetada. Mina ei soovita küll asja lõpetada, et ikkagi kui teie õigused on rikutud ja te tahate ikka oma raha kätte saada ja kannate selleks ka veel riigilõivu näol kohtukulusid, siis ei ole mõtet seda raha ju võlgnikule kinkida, eks. Et ikkagi asjaga edasi minna, lõpuni minna ja saata ka võlgnikule signaal, et te ei jäta seda asja niipidi. Eelised puudused leiate siis sellest maksekäsu kava 4.3 failist, selles on pikemalt rohkemalt räägitud. Hagimenetlus ei ole selline asi, mida ma jõuaks siin selle koolituse käigus ära rääkida. See on niivõrd spetsiifiline ja reguleeritud sellise 2 paksu raamatu näol piltlikult öeldes, et see on küllalt spetsiifiline ja keeruline menetlus, et ka juristid vaidlevad mitmeid astmeid kohtus, et kuidas siis asjad käima peaks. Et jääme nagu teie koolituskavas ainult selle maksekäsu juurde, et seda meil see programmi maht nagu lubab. Nii, kohtusse pöördumine lihtsustatud korras, sellest siis rääkisime ja lähme siis edasi kava 5 juurde. 5.1, mis dokumentidega kohtutäitur töötada saab. Nii, nagu just põgusalt rääkisin, saime ühe asja selgeks, et kohtutäitur saaks töötada ka siis notariaalse võlatunnistuse alusel. Hästi oluline toonitan veel korra üle, et kohtutäitur saab ja asubki tõtt-öelda tööle alles ja ainult siis, kui te olete kohtutäiturile esitanud vastava avalduse koos siis kas kohtulahendiga või notariaalse võlatunnistusega. Iseeneslikult need protsessid ennast ei alusta, veel kord toonitan. See on kuidagi inimestel vale arusaam, et mul läks kohtus hästi ja nüüd varsti ongi siis kohtutäiturit laekumisi oodata. Ei, see nii ei käi. Kohus ja kohtutäitur ei tööta käsi käes selles tähenduses, täiesti 2 eraldiseisvat institutsiooni. Üks ei sõltu teisest selles mõttes, mis siis puudutab, ütleme, võla sissenõudmise alustamist täitemenetluse korras. Teadmiseks, et üldjuhul kohtutäituri kõik kulud, mis tekivad täitemenetluse alustamisel, pannakse võlgniku kanda. Väga erandlikel juhtudel, kui näiteks võlgnikul on juba palju muid täitemenetlusi enne teid on seal ootel ja ees, siis kohtutäitur võib nõuda teilt kui sissenõudelt ette maksu üleüldse selleks, et ta alustaks tööga. Aga ütlen veel korra, see on üpris haruldane juhus, et mina oma praktikas olen näinud neid võib-olla 1 käe sõrmel. Aga see on võimalik, et lihtsalt, et see ei oleks üllatus. Ja millega veel kohtutäitur töötada saab, on siis näiteks, kui te lähete hagimenetlusse, siis see hagimenetlus võib lõppeda kohtuotsusega ja kui see kohtuotsus on soodne, ehk et teie kasuks mõistetakse võlgnikult siis välja laenuvõlg, siis kohtuotsus on kindlasti üks selline dokument, muidugi te peate ära ootama, et see
jõustub. Teadupoolest meil on 3-astmeline kohtusüsteem, kui teil läks esimeses astmes hästi, siis üldjuhul on võlgnikul alati õigus ja võimalus esitada kaebus, apellatsioonkaebus siis teise astme kohtule ehk ringkonnakohtule. Et kui võlgnik seda ei esita, siis kohtuotsus jõustub ja teil tuleb selle kohta jälle mailiga teade. Kohus võib teha ka kohtumääruse, näiteks kompromiss, et kui teil on võlgnikuga kas siis kohtuistung või on kirjalik menetlus ja võlgnikul tuleb nii-öelda mõistus pähe, et ikkagi teeks teiega kompromissi, siis kohus lõpetab hagimenetluse tehes kohtumääruse selle kohta, et pooled A ja B leppisid kokku, et B tasub A-le võlgnevuse 2000 eurot näiteks igakuiste osamaksetena 200 eurot ja kohus lahendab ka siis menetluskulude küsimuse, et pool riigilõivu saate kompromissi korral tagasi hagimenetluses, ülejäänud pool mina tavaliselt jätan võlgniku kanda, et võlgnik tuleb nagu siis nõusse saada sellega. Ja ka jõustunud siis kompromissimäärusega saaks kohtutäitur töötada. Siis edasi, nii, mis on protsess ja takistuses siis täitemenetluses. Protsess ise on, ma ütlen, aeglane, et ei tasu loota, et kui te olete kohtutäituri poole pöördunud, läinud, et siis kohe hakkab kiirelt raha tulema, ei ta pruugi. Mis on peamised takistused selleks on see, et kohtutäitur peab ka läbima oma sellise elementaarse ABC menetluse sellest, kui nii võib öelda. Et ta peab võlgnikule saatma välja täiteteate. See käib siis niipidi, et võlgnikule saadab kohtutäitur teate nii maili teel kui ka tähtkirja näol saadetakse tavaliselt neid asju, et näed, teie suhtes on alustatud täitemenetlust ja summa suurus on seal X eurot ja kohtutäitur annab siis võlgnikule aega vabatahtliku täitmise tähtaja näol. Ja hoiatab, et kui võlgnik siis vabatahtliku tähtaja jooksul, määratud tähtaja jooksul seda ei tasu, siis lisandub veel üks kohtutäituri siis täitetasu komponent. Täitetasude suurus on määratletud täitemenetlusseadustikus minu määratamises ja ta on nagu sellise, kuidas ma ütlen, sammuga läheb, et on fikseeritud, on kohtutäituri töös oli vist alustamise tasu, oli äkki 18 eurot ja ülejäänud tasud, mida kohtutäitur lisab, sõltuvad siis sellest, et kui suur on teie nõude summa. Kõik need täitetasud, mis on ehk siis kohtutäituri tasu tema töö ja protsessi eest, need pannakse võlgniku kanda täiendavalt, et kui teie annate sisse kohtutäiturile näiteks töösse 2500 eurot, siis umbes väga robustselt öeldes, see ei ole absoluutne tõde, on täitetasude suurus circa seal 10–13% midagi taolist. Et aga see teisse nagu palju ei puutu, veel kord ütlen, et see pannakse kohtutäituri, selle pannab kohtutäitur võlgniku kanda. Ja kui võlgnik siis tähtaegade möödudes ei vaidlusta täitemenetlust ja ei maksa seda ära, siis teadupoolest kohtutäitur saab panna, ütleme selle kontole siis blokeeringu, et ta broneerib sealt kontolt raha ära ja või ta pöördub tööandja poole, kui võlgnik käib tööleks, et esitab ka tööandjale palga arestimise nõude ja või asub ta siis võlgniku vara arestima ja kuni seda sundkorras müüma. Takistustes rääkides, et siin on ka nüüd järjekorrasüsteem on küllalt oluline ja see järjekord väljendub selles, et väga lühidalt kokkuvõttes käis ees see mees. Mis tähendab seda, et kui täna 13. septembril teie olete andnud sisse oma avalduse kohtutäiturile ja teie olete, ütleme, järjekorras 3. sissenõudja, siis see tähendab, et enne teid varasemalt on veel 2 sissenõudjat juba kohtutäituri poole pöördunud. Kas selle sama kohtutäituri poole või mõne teise, polegi oluline. Kohtutäiturite jaoks ongi see järjekorrasüsteem seisneb selles, et kui enne teid oli näiteks 2 sissenõudjat, siis kõige varasema kasuks, see tähendab see, kes kõige varem pöördus kohtutäituri poole sama võlgniku vastu, toimub arestide kaudu sissenõudmine ainult esimese järjekorra kasuks. Ja sama süsteem või põhimõte kehtib ka juhul, kui võlgniku vara müüakse. Kuigi teine ja 3. kohtutäitur, kes on siis järjekorras sissenõudjad, võivad teinekord selle vara sundmüügi protsessidega ühineda selles mõttes, et kui müüakse arestitud vara, mis on esimese järjekorra kohtutäituri kasuks, siis teised 2 ja 3 või isegi 4 või 5 või ma ei tea, kas või
16 ja 16, 17 kohtutäitur ühinevad ja vara on näiteks nii väärtuslik, et selle müügis saadakse ära täita 1., 2., 3., 4., 5, aga 6. kuni 8. kohtutäiturile enam ei pruugi enam midagi jätkuda. Et see käib nii pidi, aga kui toimub näiteks palgas kinnipidamine, siis nii-öelda puhta töö, selles tähenduses, mida on võimalik selles palgas kinni pidada, teeb ainult 1. järjekoht üldjuhul. Et vähe ja üksikud on neid juhused, et see palk on niivõrd selline suur ja tugev, et isegi jääks midagi üle ka teistele järjekohtadele. Sellist olukorda ma ei olegi vist oma praktikas näinud. Et tavaliselt teeb puhta töö 1. järjekoht. Ja kui see 1. järjekoht saab siis täis, et nõue täidetakse ära, eks, esimesele sissenõudele, siis 1. sissenõudja, ütleme, nad on nagu telliskivid teineteise peale kaotad. Et tema kaob ära, asemele tuleb teine ja ükskord 3., kes olete teie selle näite järgi, olete ka siis lõpuks selles 1. järgus ja teie kasuks peetakse siis niimoodi kinni nii maksimaalselt, kui sealt on võimalik, eks. Ehk et see süsteem ei käi niipidi, et näiteks kui on 3 sissenõudjat ja kohtutäituril on võimalik kinni pidada 300 eurot, et igaüks saaks 100 eurot. Ei, see nii ei käi. 1. järjekoht saab selle järgi nagu 300 eurot. On võib-olla kõige lühemalt kokkuvõtlik näide selle kohta. Ja takistustest veel rääkides, et võlnikud võivad näiteks vaidlustada täitemenetlust, kuigi olukorras, kui nende kasuks on, kui on sissenõudja kasuks ikkagi jõustunud kohtulahend, siis seal vaidlustamise võimalusi nagu eriti ei ole, aga lihtsalt see vahepeal, kui võlnik on esitanud mingi mis tahes kaebuse kohtule või kohtutäiturile endale, siis võib minna nii, et ehk vahepeal peatatakse täitemenetlus ja midagi ei toimu, aga peatamise hetkeks tehtud täitetoimingud, need jäävad nagu jõusse. Selles tähenduses, kui on seal arestitud pangakonto, arestitud vara või mingid muud õigused, siis on, need lähevad nagu jõusse, neid ei tühistata, välja arvatud juhul, kui kohus teeb otsuse, et mingil põhjusel tunnistada siis täitemenetlus lubamatuks. Ütleme niipidi, kui me enne rääkisime sellest notariaalsest võlatasumise kokkuleppest, siis seda on võimalik ikkagi võlnikul vaidlustada, kuigi minu oma praktikas neid juhuseid on ka haruharva ja vähe, kus võlnikud seda niimoodi oskuslikult suudavad vaidlustada. See, et nad kirjutavad oma sellest raskest elust nii-öelda, kui vähe neil raha on ja kui vale valitsus meil on ja päevapoliitika, see on nagu ütleme tavaline selline klassika, aga need ei ole nagu selles tähenduses mingid sellised tõsiselt võetavad kaebused, mis tekitaks siis ohu selles tähenduses, et teie kasuks see võla sissenõudmine täitemenetluse korras võiks ära lõppeda mingi lubamatuse tõttu. Et üldjuhul nad ei oska neid kaebuseid, ütleme nii oskuslikult ja nii hästi teha. Ütleme, tugevad kaebuseid teeksid mõned juristibüroo. Elupraktika on see, et kes on ikka suurtes võlgades, tal ei jagu raha ei juristi ega advokaadi jaoks. Et aga vaatamata sellele see ei võta ära õigust, et nad ikka iseennast seal internetis harivad ja võib-olla leiavad mingeid tarkuseid ja esitavad ikkagi kaebused. Et selleks lihtsalt peab valmis olema, et mida tahan öelda selle alateema lõpetamiseks, et see takistus võib ikkagi tulla sellise kaebuse näol ja seda õigust ei saa võlnikult nagu mingil moel ära võtta. Et mina olen nagu oma pikas praktikas näinud küll, et ka selliseid nii-öelda sarikaebajaid, kes lihtsalt venitavad aega ja sellel asjal nagu palju mõtet ei ole. Vot nüüd meenus, et ajast rääkides, kui te esitate neid maksekäske, siis üks väga oluline osa on, mida mina nagu oma asjades sellise tüüpkäekirjana alati järgin ja vaatan, on see, et kui ma maksekäsku esitan, et siis kindlasti märgistage, et teil on ka jooksev viivise nõue. Ehk et senikaua, kuni kohus tegeleb selle maksekäsuga, et see kätte toimetamine ja kõik see ja millal ta ükskord kohtutäituri kätte jõuab, et ka see on aeg, mille eest teil on võimalik ehk teinekord midagi juurde teenida. Kui just teil ei ole juba see võlapõhisumma tuublis selleks ajaks, aga ta võibki tuublisse joosta kogu selle aja kestel. Ja siis on täiendav allikas teilt, kus te olete midagi juurde teeninud, et mina ütlen selles tähenduses, et need kõrvalnõuded on küllalt olulised. Aga nendest me räägime ka siin punktis 6.2 veel edaspidi. Aga läheme siis edasi võlainfo avaldamisega. See on selline populaarne punkt. Ja ütlen omast kogemusest jällegi, et võlgnike küllalt palju mõjutab.
minu nendest tüüplepingutest, jutt on siis laenulepingust, et kui te võtaksite nüüd jällegi seal failide sektsioonis endale lahti laenulepingu, siis on natuke lihtsam sellest rääkida. Ja kui sul on nüüd laenuleping ees, siis viitan alustavalt punktile 3.4. Punkt 3.4 siis selles lepingus sätestab 2 asja. Esiteks õiguse ja võimaluse avaldada siis võlniku osas ise andmeid, et ta on andnud siin nõusoleku ja või teadupoolest meil kehtib andmekaitse üldprintsiipides põhimõte, et iga subjektiks on antud juhul siis võlnik või laenusaaja või kumb, ta võib andmete töötlemise nõusoleku tagasi võtta igal hetkel. Sõltumata, et ta on selle siin lepingus tegelikult andnud, tal on see õigus tagasi võtta. Ja kui ta seda teeb, siis on selle tarbeks punktis 3.4 teine pool. Et kui ta selle tagasi võtab, siis on tal kohustus lepingu järgi ise enda kohta avaldada postitus. Ja kui ta seda ei tee, siis loetakse seda lepingu rikkumiseks. Ja lepingu rikkumine on sanktsioneeritud siis punktiga 3.5 esimese punktiga. Et see on selline koht, mida te saate praktiseerida, eksperimenteerida ja võiksitegi mullegi tagasiside anda, kuidas selle asjaga läheb. Ehk et selle pinnalt tekib põhimõtteliselt leppetrahvi nõue. Et seda tasub nagu teha. Teine koht, jah, ma tean, on neid Facebooki gruppe on päris palju, kus neid võlnikke regulaarselt avaldatakse. See on üks pool asjast. Ta on küllalt mõjus, peab ütlema absoluutselt, et seda ei saa, selle mõju ei saa nagu alahinnata. Ja teine koht on nüüd see, kus on veel võimalik teil võlainfot avaldada, maksehäirete register. Selles, ütleme, toon näite, kui maksehäirete registris on inimene üleval, siis piltlikult öeldes talle ei anta telefoniga enam järelmaksu peale, rääkimata seal muudest laenu- ja krediiditoodetest, eks ja. Ja see mõju võib olla pikaaegne, see ei pruugi täna ja kohe tulla, ei pruugi ka järgmine kuu tulla, eks ja. Aga näiteks minu praktikas on küll juhuseid, kus võlnikud tahavad hakata näiteks refinantseerima oma võlgasid, jõuavad kellegi ametlikuma, vähem ametlikuma laenuandja juurde, nimetagem nii, või hakkavad lõpuks üleüldse võtma liisingut, kodulaenu ja nii edasi. Ja siis see pangast või muust krediidiasutuse poolt nagu öeldakse, et kuulge, teil siin on maksehäire teil kellegi ees endiselt tasumata ja siis on see koht, kus hakkab see õigus töötama teie kasuks selles mõttes, et võib-olla alles aasta pärast, 2 aasta pärast, eks jah, kui tema andmed on maksehäire registris, pean silmas nüüd võlniku, et tasumata võlgnevus teie ees, et siis on see koht alles, kus võib see asi hakata teie kasuks nagu mängima, ehk et seda võlgnevust tahab võlnik ära maksta, õigupoolest tal on sund, vastasel juhul ta ei saa ei krediiti või kodulaenu või liisingut, mis iganes muud on ja et siis on see koht, kus ta lihtsalt peab selle ära maksma ja tavaliselt see refinantseeritakse selle võetava või antava laenu arvelt. Minu praktikas see ei ole kuigi harv juhus, pean ütlema. Nüüd jõuame agani. Aga on selle maksehäire koha peal nüüd see, et maksehäiret saab avaldada vaid krediidiinfo äriklient, mis omakorda tähendab, et eraisikuna te ei saa avaldada teise eraisiku kohta maksehäiret. Et siin peaksite te olema just nimelt äriklient ja nagu me rääkisime siin eelmise koolituse osas 2.2 oli see punkt, teil on võimalik see oma kasuks tekkinud rahaline nõudeõigus, näiteks kui teil on asi juba kohtuski või isegi kohtueelselt, siin ei olegi vahet. Te võite loovutada oma äriühingule, selle kohta peate vormistama siis nõudeõiguse loovutamise lepingu ja peate sellest ka võlnikku teavitama, et on toimunud rahaline nõudeõiguse loovutamine. Siin üks asi on äärmiselt oluliselt on nagu nüüd järgida on see, et nõudeõigus saab loovutada selliselt, et võlniku nõusolekut vaja ei ole, vaid siis, kui teil on võlg täielikult või nõue õigupoolest on täielikult muutunud sisse nõutavaks. Olukorras, kus teil on alles laenuleping sõlmitud ja te tahate oma nõudeõigust loovutada, siis seda saab teha tõsi, aga siis on vaja laenusaaja nõusolekut ka. Ehk et seda, see on see väike nüanss koht, mida tuleb nagu järgida. Ja ma soovitan selleks krediidiinfo klientiks teil nagu asuda. See annab teile selle eelise ja võimaluse, et vajadusel te saate siis võlainfo seal avaldada maksehäirena. Sellel on päris pikk
pikaaegne mõju ja isegi kui enda jaoks võib olla see asi mingil hetkel ära unustatud, siis see võib kuskil kaugemas tulevikus hakata just teie kasuks seda olulist rolli mängima ja selle osaga ma soovitan teil kindlasti nagu tegeleda. Et need on need kaks, ütleme 5-2 punkti järgset võlainfo avaldamise sellist osa ja siia nagu rohkem rääkida midagi ei olegi. Nii, läheme edasi siis punktiga 6 ja laenulepingu blankett ja selle tingimused. 6.1 on selline sloganlik väljend, tunne oma lepingut põhjalikult. Miks nii? Sest kui te oma lepingut tunnete, põhimõtteliselt on tegemist, toon siis võib-olla mingi lihtsustatud näite ehitusvaldkonnast. Teil on võimalik tööd teha ka mingi sellise nurgatagusest poest ostetud, ma ei tea, trellpuuriga või muu tööriistaga, eks. Milline ta kvaliteet on, see on küsitav, võib-olla pikalt ta ei kesta, aga kui teil on ikkagi, olgem nõus, profitööriist, siis sellega on tunduvalt mõnusam teha tööd ja ka selle eluiga on pikem ja see teenib teid paremini. Aga sama põhimõte väljendub ka selles lepingus. Ma võin julgelt öelda isikliku garantii andes, et see leping on nii-öelda profitööriist. Aga seda tuleb ka vallata. Et kui seda vallata nagu hästi ja tunda oma lepingut, siis selle võrra te teenite ka paremini ja oskate rakendada oma rahalisi nõudeõiguseid võlgniku vastu efektiivsemalt. Ilmselgelt oma rahalise kasu eesmärgil, eks. Et siin on nüüd see koht, et käime selle lepingu täpsemalt läbi ja ma soovitan selle nüüd siia endale kõrvale võtta. Et ka kohus neid saaks kiiremini kätte, on teil vaja ikkagi seda, et teil oleks maksimaalselt kõik andmed olemas kõigi kohta. Ja selle võrra, nagu ma enne ütlesin, on kiirem ka kohus. Nii, siin on hästi üks oluline asi ka, dokumendi vormistus. Mida korrektsemalt, ka vormistamise mõttes ma pean silmas te lepinguid ja muid dokumente täidate, seda korrektsema käekirja mulje te jätate ka vastaspoolele. Kui dokumendid on vormistatud selliselt üle jala ja siin on need samad X-tähed või kuskil on need samad kollased on need väljad, kus nad ei peaks nagu olema, siis te jätate endast lohaka mulje ja see võib ka võlgnikule saata signaali, et ma ei tea, kui tõsiselt võetav siis laenuandja üleüldse on. Et sellele ka pange nagu rõhku. Nii, käime siis punkti haaval seda asja läbi siin veel. Ilmselgelt saate aru, kus on X-id, need on need väljad, mis te peate ise täitma kõik. Punktis 1.1 mina soovitan, see on ka üks selline väike nipp tulu teenimise osas, et väljamaksest arveldatakse lepingutasu X eurot. Siin mõtlete ise. Minul endal on lepingutes väga tihti see näiteks 30 eurot. Ma tean, kellel on ka rohkem. Pangalepingutes, näiteks kodulaenulepingud, seal võib teinekord isegi juba 4-kohaline summa olla, mida tasa arveldatakse. Ja siin nagu lihtne näide, et kui te annate 1000 eurot ja olete laenuks tähendab ja olete kokku leppinud, et väljamaksest tasa arveldatakse lepingutasu 30 eurot, väga lihtne, eks. Siis laenu saajale kannate üle 970 eurot ja 30 eurot olete nii-öelda teeninud nagu juba selle pealt, eks. Ja siin on nüüd oluline koht see, et laenu summa väljamakse toimub laenu saaja kontole. Siin olge nüüd tähelepanelikud. Minu praktikas on selliseid kavaldajaid, laenusaajaid olnud väga palju. Hakkame lepingut koostama ja siis tulevad nad jutuga. Kuulge Tanel, et kas saab niipidi, et palun kandke see laenu summa hoopis, ma ei tea, mu lapse kontole, mehe kontole, kuhugile kellelegi kolmandale kontole. See on jälle selline punase rätiku häirekella koht, ütleme nii. Loogiline küsimus kohe, aga miks sa tahad, et kellegi teise kontole läheb see raha? Kuhu ta läheb, miks, eks niimoodi. Et seal ma olen teinud küll selliseid tehingud, et jah, kannan siis kellegi teise kontole. Aga seda ainult juhul, et siis see laenu, jälle keelakab sõlm minu, et kui ta paneb või palub siis, et ta sooviks seda kellegi teise isikukontole kontole. Kui on elukaaslane, abikaasa, lapse konto, võib-olla sellega ei teki probleemi, eks jah. Aga kui kellegi teise kontole, isegi ega kehv mõte ei ole küsida ka abikaasa puhul, kui laenu saaja soovib abikaasa kontole, siis mina olen teinud sellise lükke, et küsinud ka laenu saaja abikaasalt või sellelt kolmandalt isikult kirjaliku nõusoleku. Ehk et ta on teadlik, et ikkagi see laenu saaja, nimetagame seda sama Kalleks, et Kalle laen tuleb kellegi teise kontole. Et vältida seda, et pärast võib tekkida mingi jama ja otseses mõttes kamma ja,
kuhu see raha nüüd läks ja nii edasi, et olgugi, et laenusaaja on nõus olnud, et Kalle on ise andnud nõusoleku, et see raha läheb hoopis Malle kontole. Kena, aga siis Malle annab ka eraldi oma nõusoleku, et ta on teadlik, et Kalle laenusumma tuleb tema kontoleks. Siit nüüd veel soovitan mõelda nendel, kes näiteks refinantseerivad kellegi laenusaaja võlgnevusi. Mina olen selliseid tehinguid teinud mitmeid. Siis olen mina pannud siia näiteks väikse loetelu. Et nii mõnigi kord ma olen küsinud laenuandjatelt, et näed, tere Peeter, tere Tiina, kes iganes on laenu andnud. Ja et laenusaaja tahab minult võetava laenuga refinnida kõik oma eelmised laenud. Siis ma küsingi iga kreeditori osas siis andmed, et kellele ma kui palju pean andma, et olla kindel selles, et minult võetava laenuga ta saabki eelmised muud laenud nagu nulli. Ja see ei ole nagu kehv mõte selle koha pealt ja teinekord isegi kohtutäituritele olen niimoodi kandnud, et kui on olukord seda näiteks, et tahabki laenusaaja teilt võetava laenuga ära refinnida oma muud laenud kõik nulli, ja või kohtutäituri ees oma asjad nulli, siis mõelge nagu sellest küljest, et jällegi tulles tagasi selle kohtutäiturite järjekorrasüsteemi juurde, et küllap on nüüd vaatajal meeles, et esimene järjekoht on see, kes teeks puhta töö. Ja kui ta tahab teilt võttagi just laenu selleks, et ära maksta see esimene järjekoht, siis see on hea idee, seda ma jaataks takka. Miks nii? Kui te maksate ära näiteks selle antava laenuga selle esimese järjekoha, siis kohtutäituri asi on lõpetatud, eks menetlus lõpeb, konto läheb vabaks, kõik asjad. See tähendab, et te loote ka endale juba võimalikku pinnast, et kui teilt võetava selle refin laenuga, see asi peaks ka nii hapuks minema, et ta jõuab selle laenu elutsükliga sinna kõige viimasesse faasi ehk, et ta läheb ise kohtutäituri juurde, siis te olete vähemalt ühe täitemenetluse enda ülekande tõttu lükanud ära, eks. Muidugi ei saa välistada, et võib-olla selleks ajaks on olukord kehvem ja on juba uued täitemenetlused tekkinud, aga siiski te olete nagu endast sõltuva kõik teinud, et te oleksite seal võimalusel ikkagi esimene sissenõudja. Et see on see koht, mida tuleb nagu alati jälgida ja vaadata. Kusjuures selliseid lükkeid ma olen kogenud, et nad teevad ka nii-öelda viimasel hetkel, et laenuleping on allkirjastatud ja vahetult enne raha ülekannet tuleb jutt, et oi tere Tanel, et kuulge, kas te saate äkki teha raha ülekande kellegi teise kontole. Et nüüd ma ei hakka üle kordama, et siis lihtsalt võtke ka teemaks, et aga miks see on vajalik, eks, miks ta seda enne ei rääkinud ja kui ikkagi sealt tuleb mingi selline eluline põhjuseks, siis võtke ikkagi ka selle konto omanikuga ühendust ja kindlasti küsige kirjalik nõusolek. Punkt 1.2 laenu otstarve. See on oluline asi. Miks nii? Et siin on, ütleme, teie tagala kindlustamiseks selles tähenduses, et mul oli siin mõni aeg tagasi üks selline vaidlus kliendiga, kus ta oli andnud küllalt suure summa raha, see oli 5-kohaline summa ja laenusaaja oli pannud selle seal kanepikasvandusse vist ja minu klient peeti ikka lausa kinni ja võetigi jutuks, et kuulge, et miks te olete finantseerinud siis narkokaubandusteks ja päästis olukorra ainult see, et tal oli ka korralik laenuleping ja seal oli ära märgitud laenu otstarve, mis oli siis temale teadaolevalt kinnisvaraarendus. Ja see kriminaalasi lõpetatigi, sest minu klient suutis nagu ära tõendada siis olukorra, et tema antis laenulepingu alusel teadvalt, et see raha läheb ikkagi ainult kinnisvaraarendusse. Et siin on nagu sama põhimõte. Et mitte, et teil endal võetakse pärast PPA poolt kraes kinni, et miks sellist raha olete andnud, et ütleme, siin on teie tagala siis selles mõttes kindlustatud. Te saategi ette näidata siis, et see on muidugi väga äärmuslik juhtum, aga seda ei saa välistada, eks. Et teid laenusaaja seal ajab kärbseid pähe, ütleb, et mul on siin mingid või tulegi jutuks teil omavahelised, mille jaoks see laenu on vaja. Et kindlasti ma soovitan siin see punkt 1.2 täitke ära. Et küsige ikkagi andmeid, et mille jaoks seda raha võib maja minna. Siis edasi punkt 1.3, eks, märkige ära laenu intress protsendina aastas. Kus see protsent tuleb, siin nüüd võimalusel võtke korraks lahti see laenukoolituse Facebooki grupp meil ja siin on mul üks postitus tehtud, selles postituses on suurelt näha see Swedbanki logo, nii see on 5. septembri postitus, et see on nüüd siis see koht, kus te saate genereerida maksegraafiku endale ja saate selle protsendiga mängida seal. Siin üks kohe selline väike müügisoovitus. Väga tihti küsivad laenusaajad, mis protsendiga te laenu annate. Siin on teile soovitus, ärge rääkige protsentidest, vaid rääkige kuumaksete suurusest.
Võtame nii pidi, kui te ütlete, et näiteks 1000 eurot ja protsent on näiteks 120% aastas, siis see dialoog võib olla kiiresti lõppeda, eks. Aga kui te räägite selle sama Swedbanki kalkulaatorile viidates, teete seal arvutuse 120% aastas, nii ma teen selle ära, siis saab kohe nagu paremini rääkida. Või teeme seda koos. 1000 eurot on summa ja panete näiteks intressimääraks 120%. Esimene makse on siis tänasele kuule järgnevast kuust oktoober ja laenu pikkus kuudes, paneme 12 ja annuiteetgraafik, arvuta ja kuvatakse kuumakseks siis 146,76, eks. Nii, ja võtame nüüd olukorra. Kui võlgnik küsib, ma kipun nagu ette ruttavalt minema alati selleks, et laenusaaja muutub võlgnikuks, ärge pange tähele. Nii, tulen tagasi siia. Kui teil on dialoog pooleli, te olete selles laenutsükli esimeses faasis info vahetamine, läbirääkimised, eks. Ja ütlete, et võt minu protsent on alates 100% aasta. Võt siis ma olen küllalt kindel, see dialoog ei pruugi teiega pikalt minna. Ärge seda niimoodi nimetage. Nimetage laenusaajale ikkagi kuumakse suurus. Ja minu enda taktika on ka see, mina küsin alati ise, et laenusaaja, mis su kuumakse võimekus on. Et kui sa küsid 1000 eurot aastaks. Ja kui ta siis ütlebki, et näiteks kuni 100 eurot kuueks, siis te saate siin selle protsendiga mängida. Et kui me praegu tegime selle näite läbi siin koos 120-ga, paneme näiteks 84%, mis siis on 7% kuu vist, jah. Nii, palju siis kuumakse tuleb? Siis tuleks 125,90. Ja siin ma soovitan selle laenukalkulaatoris mängida selle intressimääraga nii kaua, kuni te saate seal täpse sajandiku 0,0. Mina ka oma laenulepingutesse tegelikult ei pane. Ja siin, mis te näete, selles on näidis, see 218,36 on lihtsalt selline näite mõttes. Et mina ise ka päris niimoodi ei pane. Et siin lihtsalt selle intressimäära võite proovida, et panete 84,1, eks, vaatame, mis ta siis on. Siis ta muutub 125,96, hästi, proovime 84,2. Et eesmärk on saada ikkagi täis sajandik. Nüüd on 126,01. Ühesõnaga, ma ei hakka siin aega raiskama, mõttes saite aru, eks, et te mängite selle intressimäära lahtris nii kaua selle koma kohtadega, kuni te saate siis selle kuumakse täpseks 100 või 0,0-iks. Minuga pärast te võite jätta ka sellise ebastandardse 126,01 ja nii edasi, eks. Et ühesõnaga, mis ma tahan öelda selle punkt 1.3 juurde, et siin ikkagi märkige laenulepingusse ka see intressimäär kindlasti ära. Ja laenuperiood siis vastavalt mitu kuud ta tuleb ja laenu tagastamise lõpptähtaeg. Et siin peate natuke Excelis vaeva nägema, selles Swedbanki kodulehel genereeritava maksegraafiku te saate copy-pasted Excelisse ja seda siis seal vormindada selliseks, et ta siin lõpptulemusel jääb selline nagu on punktis 1.4, eks. Nii, läheme edasi. 1.5. Lepingu täitmisega seotud kulud. Väga oluline koht. Võib-olla tundub selline suht mõttetu tühine, aga mina seda meelt ei ole. Võtame nii pidi. Te peate hakkama mõtlema, kui te annate neid laene pidevalt või kavatsete hakata andma, et te sõlmite aastas näiteks, ma ei tea, 13 lepingut. Ja kui sellest 13 lepingust näiteks julgelt 5 inimest puht statistiliselt juba 5, 6 või vähemalt pooled jäävad kindlasti hiljaks oma maksetega, siis on jälle väike koht, kus teil on võimalik teenida lisatulu. Ja kus suures see meeldetuletus saatmise tasu ja saldoarvestuse tasud, need ei ole sellised tulud, milliste pealt te peaksite ka tulumaksu maksma. Nagu natuke jälle meenutan, et tulumaksu maksuametile te peate maksma teenitud intressitelt ja ainult nendelt intressitelt, mis te kätte olete saanud. Mitte nendelt, mida te tulevikus saate, vaid ikkagi reaalselt see, mis teie kontoni on jõudnud. Kui te muidugi arveldate konto läbi, see on teie enda otsustate. Sisuliselt te võite ka sularahas võtta neid makseid vastu. Ja tulles nüüd tagasi selle juurde, et praktikas on väga tihti esineb olukord, et laenusaajad ei tasu oma kohustusi tähtaegselt. Ja siis teil on võimalik saata teatis talle, et kui teil näiteks oli makse tähtaeg 10. september, 11. hommikul vaatate kontot, laekumist ei ole, siis võite põhimõtteliselt saata juba teate, lugupeetud laenusaaja, teie kuumakse oli siin näiteks 150 eurot. Ja see on teil tasumata, sest makse tähtpäev oli eile. Nõuan osamakse tasumist ja vastavalt lepingupunktile 1.5 tuleb täita või tuleb tasuda ka meeldetuletustasu. Ehk et ühe maili saatmisega teil on 20 eurot juures, eks. Siis harvem juhus ei ole ka see,
kui nad ühel hetkel nii-öelda siis ärkavad ja küsivad, vaat tere Tanel, mul jäi maksmata, palju mu saldo täna on, siis on jälle see koht, kus te saate öelda, lugupeetud laenusaaja, me oleme kokku leppinud, et kui mina ise teen teile saldo arvestuse, siis on selle arvestuse tasu 20 eurot. Ja pean ütlema oma praktikas üllatavalt paljud inimesed ei viitsi ega ilmselt ei oskagi teha neid arvestusi, aga see on jälle see olukord, mis te saate endale rahaliselt kasulikuks pöörata. Et küsida siis seesama 20 eurot juurde jälle. Võtame siis niipidi, saatsite meeldetuletustasu 20 eurot ja laenusaaja on nõus, et te teete ise selle täpse arvestuse 20 eurot, juba 40 eurot teenitud, eks. Siis äärmiselt oluliseks pean mina viiviseid, et lähme edasi punktiga 1.6. Siin soovitan märkida ikkagi protsent päevas. Minul endal on see näiteks 0,35% päevas. Tagatis on see nüüd on valikuline koht, et kas teil on tagatis asjas või mitte. Siin ma olen märkinud tekstina, et kui teil on tagatisena isikuline käendus ehk käendaja. Kui teil on, mis me enne rääkisime, näiteks kuld, vääriskivid, mingisugune sõiduk, ma ei kujuta ette, arvuti, telefon, siis te peate siin teksti muutma. Ja esemelise tagatise puhul te peate ära märkima ka selle, et milliseks pooled hindavad selle vara väärtust laenulepingu sõlmimise hetkel. Ja millises osakaalus hakkab selle väärtus tulevikus langema. Võt siin ongi see, miks ma enne nagu toonitsin, et teil peab olema sellise vara puhul siis teatav spetsialiteet, et millise ajaühiku, toon siis näite, et Renault Megane on pandud näiteks tagatiseks. Kui suures määras hakkab sõiduki väärtus langema, ma ei tea, igakuiselt või kvartaalselt, selle ma soovitan siia ära panna ehk et vältida tulevikus võimalikku vaidlust, et kui pärast võlnik hakkab vaidlema, et aga näete, mu auto müüdi maha nagu ebamõistlikult väikse tasu eest või väikse summa eest, mille ulatuses võlg vähenes siis nii vähe. Et see on nagu teie enda jaoks ja kui teil peaks olema hüpoteegiga, eks laenu andmine, siis lihtsalt siin märgitegi, et laenulepingu täitmise tagamiseks seatakse laenusaaja kinnistule number X, hüpoteek summas Y eurot. Ja muidugi teadmiseks hüpoteegi tehinguid kehtivalt sõlmivad vaid notarid. Jumala pärast ärge minge selle õnge, et kirjutate siin vaba tekstina, et seatakse pant, ma ei tea, laenusaaja garaažile summas 10 000 eurot. See on õigustühine tehing ja sellel pole mingit käega katsutavat tagajärge. Nii, lähme punkti juurde 2.1. Komponentide järjekord, väga oluline punkt selles tähenduses. Eluline näide. Kui teie laenusaaja pidi maksma, tuleme tagasi jälle selle 10. septembri juurde, pidi 10. septembril maksma 150 eurot ja ta ei maksnud. Aga ta maksis 15. või ta maksis täna 13. septembril, maksis sama summa 150. No teadupoolest leping näeb ette viivist, eks ja. Oletame olukorra, et te olite saatnud talle ka juba meeldetuletuse tasu. Ehk et sellele kuumakse saldole on tegelikkuses lisandunud nii viivis kui ka juba tegelikkuses ka meeldetuletuse tasu, eks ja. Summaarselt ma ei hakka praegu seda viivist välja arvestama, oletame lihtsalt näite mõttes, et see viivis on äkki 12 eurot. Ehk et 13. pidanuks siis laenusaaja tasuma tegelikult kuumakse 150, viivise 12 eurot ja meeldetuletustasu 20 eurot. Kokku siis 150 pluss 32, 182 eurot. Ja ta tasub teile ainult 150 heas usus, et see oli ainult see osamakse arvestamata viivistega meeldetuletustasu. Teadlikult või mitte, aga teile laekub raha vähem. Selle tarbeks ongi nüüd sõbrad see lepingu punkt 2.1. Ja see sätestab selle, et kui laenusaaja on viivituses, siis millist laekunud komponenti arvestatakse esmalt. No leping ütleb väga selgelt ütleb, siis arvestatakse sellest laekunud 150 näite järgi esimeses järjekorras ehk esimese asjana makstud või esimeses järjekorras meeldetuletustasu -20. Et see ongi see koht, mis teil on vaja nagu enda jaoks lahti kirjutada paberil. Laekunud 150 tõmmategi noole 20 eurot meeldetuletustasu. Järgmiseks läheme edasi. Seejärel kogunenud viivis. Siin me näite mõttes rääkisime, et see oli 12 eurot. Teete järgmise noolekese 150, et 12 eurot läks viiviste tarbeks. Siis leppetrahv, kui on leppetrahvaks, seejärel intressid ja viimasena laenusumma. Ehk et põhimõtteliselt intressid te näete siis oma sellest tabelist.
lepingu punktis 1.4, mis te olete genereerinud, seetõttu ma toonitsen, et see on oluline genereerida, et teil oleks ka endal täpne ülevaade, palju siis on iga kuu osamakses intressid, palju on põhisummad. See on puhtalt sellepärast, et see on teie enda teenimise huvides. Te peate mõtlema selles lõikes, või aasta tähenduses, et kui teil on aasta tähendus mituteist lepingut või mitukümmend lepingut ja te ei tee neid arvestusi nii täpselt, nagu ma praegu räägin, siis te sõbrad jätate teenimata ja kingite selle raha laenusaajatele. No, ma ei tea, kui te ikkagi taotlete kasumit, siis mina ütlen, et see kasum tuleb endale jätta, mitte laenusaajatele. Et see on endale mõtlemise koht. Ta on mõistagi valikuline, aga see leping annab teile õigused ja võimalused ja paneb laenusaajale kohustused. Et seda ma nagu toonitan, et kasutage maksimaalselt lepingus sätestatud. Et see on see koht. Ja selle sama näite järgi nüüd tuginedes selle punktile 2.1 te saate laenusaajale teate. Vaat lugupeetud laenusaaja, teilt laekus raha vähem kui pidanuks. Ja pidanuks laekuma tegelikult X euro, need te olete praegu mulle võlgu Z eurot, et palun tasuge see puuduv Z eurot ka veel. Ja saategi viidata, et vastavalt lepingu punktile see ja teine ja kolmas, et saab laenusaaja saab ise ka nendest asjadest nagu siis lugeda ja aimu. Et mida, ütleme, korrektsem on teie käekiri ka viitamise mõttes ja teksti grammatilise korrektsuse mõttes, seda usutavamalt te mõjute ja seda rohkem on ka tihti võlnikel, selleks hetkeks võlnikel motivatsiooni teisse tõsisemalt suhtuda ja neid asju ära maksta, mitte asjale käega lüües, et ma ei viitsi, mis ta seal plädiseb umbes. Läheme edasi siis kolmanda punktiga laenulepingus. 3.2 on võib-olla see olulisem koht, 3.1 on, ma usun, igale ühele endale selgelt mõistetav. Olukorras, kus teil on kestvusleping näiteks 10 osamakse peale ja laenusaaja mingil hetkel teiega kontakteerub, et ma tahaksin, mul on nüüd rahaliselt hästi, ma tahaks lepingu ära lõpetada. Et palju ma siis maksma nagu pean. Siis on see koht, et kui te olete 10-kuulises lepingus, tal on sellest 4 kuud makstud ja ülejäänud 6 kuu intressid teil justkui jääks teenimata, eks tavakorras. Aga võt see punkt 3.2 seda ütlebki, et nendest 6 kuu intressitest, mis siis tõenäoliselt tasumisele ei tule, selles tähenduses ta tahab täna ära maksta, tal on raha rohkem, teil on võimalik teenida pooled ehk 3 kuu intressid. No väga lihtne, lööte kokku oma sellest tabeli punktist 1.4 või laenulepingu punktist 1.4 on ja palju on need 6 kuu intressid, need jagate 2 ja ütletegi, näed, laenusaaja, sul tuleb ära maksta kõik põhiosa ja pooled siis 6 kuu intressitest. See aitab teile see on jälle selline väike nipp, kus te saate rohkem teenida. Ja selles on teil kokku lepitud ja see on ette nähtav. Et laenusaaja ei saa seal hakata nagu pretensiooni siis tekitama, et oi, et see on liiga kallis, see on ebamõistlik, ei ole. See on see, millest me oleme kokku leppinud, eks. 3.3. Rääkides nüüd sellest, et millistel puhkudel juhtudel te saate lepingu erakorraliselt üles öelda. Ei hakka ükshaaval läbi võtma, kõige olulisem nendest ongi siis see ja kõige ka enim levinum, ütlen mina omast praktikast kantuna, et kui teile osamakse on jäetud maksmata ja see viivitus on olnud pikem kui 14 päeva, siis on see osa, mis ma siin laenukoolituse esimeses osas rääkisin, et teil on võimalus esitada kõigepealt hoiatus ja seejärel peate esitama, siin ma toonitan, peate esitama laenulepingu ülesütlemise avalduse. Kui need eeldused on täitunud, eks siis on teil see, et kogu nõue on sisse nõutavaks muutunud ja saate kas siis pöörduda otse kohtusse või kui on teil dialoog, siis olete seal võimaliku võlatunnistuse sõlmimise faasis. 3.3.2, 3.3.3, see on siis see, kui te tuvastate selle, et teile on esitatud vale andmeid ja või on teile teadaolevalt tõendatult võlniku suhtes alanud täitemenetlus, pankrotimenetlus ja ta pole sellest teid teavitanud. Näiteks ametlikud teadaanded.ee on selline koht, kus kui kellelgi on meeles, võite laenulepingu kestel teha vahepeal selliseid pistelisi päringuid, et kas on mingid teateid selle kohta või mitte. Ja punktis 3.4 oli siis võlainfo avaldamine, sellest me rääkisime, ei hakka üle rääkima enam. Siin viitan, et 3 punktis 4 on väike kirjaviga mul. Nimelt
praeguses blanketis, mis on ka seal Facebooki grupis väljas, seal muidugi ma viitasin ka sellele igaks juhuks ikka, kordamine on tarkuse ema. Et punkt 3.5 esimene rida 3.4, eks laenusaaja ei avalda enda osas postitust vastavalt laenuandja esitatud nõudele. Et tegelikult peab see olema laenuandja, mitte laenusaaja esitatud nõudele. Läheme edasi punktiga siis 4, laenusaaja kinnitust. Sellised elementaarsed kinnitused. Ja punkt 5 on võib-olla oluline sellest küljest rääkida, et kui on olukord, kus laenusaaja peaks ära kolima välismaale näiteks, selliseid juhtumeid on olnud, täna töötab siin, lõpuks on välismaal, jääbki sinna elama, et siis te tingimata ei peaks minema mitte välismaale kohtusse, mis on keerulisem ja ka keskmisemast ütleme pikem tee ja keerulisem menetlus siiski võimalik, aga selleks peaks ikka õigusteadmisi olema ja kogemusi. Et te saate ikkagi Eesti kohtus jätkata ja saategi tugineda sellele, et teil on kokku lepitud kohtualluvuse kokkulepe, et isegi kui võlgniku elukohaks on rahvastikuregistri järgi, ma ei tea, Soome, Rootsi, Norra, siis te saate temaga asju ajada Eesti kohtus, sest te olete etteulatuvalt juba selles kokku leppinud. Lepingu punkt 6.2 on oluline sellest küljest ka küllalt levinud olukord, kus laenusaaja näiteks teatab, et mul on nüüd palgapäev muutunud või muud tulud on muutunud muude kuupäevade peale. Kuule hea laenuandja, et kas me saame palun graafiku ümber muuta teise kuupäeva peale? Jah, iseenesest võimalik, aga see on nagu kantuna laenusaaja huvides, teie peaksite hakkama seal vormindama lepingu lisa. See on reguleeritud 50 eurose ettemaksuga siis tasuliseks. Kui see on kantuna laenusaaja huvidest, et las ta siis maksab teile ka 50 eurot, et te teete need muutused. Kas te seda rakendate või mitte, teie enda otsustada, võimaluse selleks laenuleping annab. Nii, ja siis rääkides viimasest punktist 7. See on siis maksejärjete punkt, et võite siis avaldada maksejärjes neid, aga siinkohal meenutan uuesti, seda saab teha üksnes äriühing, kes on siis kreditinfo.ee lepinguline äriklient. Et selleks esitate seal taotluse, et soovite hakata ärikliendiks. Muidugi siis jälle kordan üle, et selleks te peate olema oma lepingu tulenevad õigused siis loovutanud. Teadmiseks, et ka kohtulahendist tulenevad rahalisi õiguseid saab loovutada teisele isikule, aga see peab olema siis, siin on vormi nõue, seda peab olema tehtud siis notaris. Ehk et äriühing saaks jätkata ka siis kohtutäituri juures sissenõudjana. Ja kui olete notari juures sõlminud siis nõudeõiguse loovutamise lepingu, siis peate ka kohtutäiturile sellest teavitama, muu hulgas saatma selle sama notariaalse nõudeõiguse loovutamise lepingu. Siis kohtutäitur muudab ära süsteemis sissenõudja, et eraisiku asemel astub selleks äriühing, kui see varem oli niimoodi, et alustasite sissenõudmist eraisiku rollis. 7.1.4 on siin valikuline punkt selles tähenduses, kui teil on lepingus käendaja, kui ei, siis lihtsalt jätke tühjaks. Ja samamoodi leping siis lõpeb selle kohaga, et käendaja allkiri, jällegi, et kui käendaja on teil, siis täitke see väli, kui ei, siis ei. Nii, see oli siis punkti 6.1 kohta nagu lepingust endast. 6.2 kõrvalnõuete arvestamise olulisus. Selle kohta on ka üks video mul tehtud nendest YouTube'i blogides, mida ma olen avaldanud siis nii postituse kuupäev oli 5. september grupis, et sealt vaadake. Eriti siin ma tahan toonitada seda viivist, tähendab, et seal ma olen päris lihtsalt välja toonud näited viivise arvestamisest ja nende võtetest, et selleks ei pea ka jällegi olema ei finantsist ega õigusteaduse haridusega. Et sealt saate viivistest palju teada ja nende arvestamise olulisusest ja siin on jällegi see jutt juurde, et kui mul kunagi siin valmib see laenuhalduse programm, siis see programm hakkab tegema neid asju, arvestusi teie eest ja teeb neid asju võimalikult lihtsalt, et see oleks ainult selline, ütleme kasutaja poolt 2-3 klikiga teadete saatmine, arvestusest ülevaate saamine, kuigi neid laekumisi te peate muidugi ise sisestama, programm teeb lihtsalt teie eest need arvestused, et kui palju see laenusaaja Kalle saldo veel teie ees on siis peale ühte laekumist, teist laekumist või tervikuna kokku. Et need on nagu olulised sellised väiksed nüansid, et kui neid mitte teha, siis te lihtsalt kingite raha ära laenusaajatele
millist te võiksite ise teenida, et siin mina jällegi toonitan, et see peitub detailides. Need teenimise võimalused, küsimus ongi, kas ja kui palju ja kui efektiivselt te neid kasutate. No minu eesmärk on ikkagi koolitada välja inimesi, et te võtate neid lepinguid tõsiselt, põhjalikult, valdate neid ja rakendate maksimaalselt oma õigustest ja huvidest lähtuvalt. Siis on võimalik veel kasumlikumalt hakata teenima nendest asjadest. Ma tean, mitmed laenuandjad, kus juures löövad käega nendel viivistel, ma ei viitsi neid arvutada. Aga jällegi ma tulen tagasi selle aastase perspektiivi juurde, et kui te aasta kohta 17 lepingus loobute viiviste arvestamisest, nõudmisest, te kingite ära tühja raha, mis võib-olla aasta lõpuks olla 100 eurosid või suurtemate laenude puhul isegi võib-olla 1000 või rohkem eurot, eks 1000 euroga käid juba kuskil soojamaa reisil ära, et miks see raha siis laenu saajale kinkida. Mina seda teed pidi ei läheks. Nii, näiteid praktikast ka siis. Pettuste katsed võib-olla on see ja võltsitud dokumendid, millega püütakse teinekord teid meelitada laenutehingutesse. Et neid asju esineb, selleks peab valmis olema, ega kõik laenusaajad ei ole heausksed. Tihti see eluline moment on, et hakatakse rääkima, oi tead, mul on selle jaoks vaja, kolmanda jaoks vaja. See kõik on nagu suhteliselt, ma ütlen, ebaoluline sellest küljest, et tihti millegipärast pannakse see rõhk sinna, et mul on see, mul on teine, ma olen kindlasti aus ja ma maksan ära. Aga teinekord vaadake see pilt ja heli, heli ei pruugi kokku minna selles tähenduses. Et kui inimene toonitab, oi ta maksab ära, ta on suutlik ja siis ta esitab teile selle Paisera konto ja tuleb välja, et ta on seal muidki võlgnevusi. See on jällegi see koht, kus minul lööb esimene häirekell. Et kuidas sa tituleerid ennast seal ausaks ja nii edasi, et oi ma maksan ära ja siis andmed näitavad, et sa kasutad seal oma Paisera kontot ja sul on üks või rohkem võlga seal täitemenetluses ja võib-olla ka krediidiinfos, eks. Ja siis see jutt ei ole ju eriti usutav, eks. Et kuidas siis, et mis see välistab, et te ise olete varsti temaga siis samamoodi seal, kas siis maksajäretes või kohtutäituri juures. Et see on see koht, kus te tuleb nagu väga kriitiliselt analüüsida, et kas see esitatud info ja pilt läheb kokku, sest arvestage sõbrad sellega, et meil on väga-väga palju ja ma ennustan, neid tuleb veel, sest ajad lähevad raskemaks nagu. Et selles majanduskriisi tähenduses küll siin hinnad tõusevad ja mis kõik, eks, et laenu hakatakse küsima aina rohkem ja seda on juba praegu tunda põhimõtteliselt otse öelduna olukorra või piltlikustades olukorras, kus tulekahjud püütakse kustutada bensuga. Mina näen päris palju selliseid pöördujaid umbes, et on nõus võtma mis tahes raha, mis tahes tingimustel. Ja siis, kui ma hakkangi vaatama neid tema konto väljavõtted, siis on hoia peas kinni, et selline katastroof vaatab vastu. Ja ikka nad räägivad, ei, kõik on korras, et ärge muretsege, et mul saab siis kõik selle korraga. Ei ole. Vaadake, see ongi nagu see halb näide, kus püütakse tuld kustutada bensiiniga. Et olge nagu väga ettevaatlikud, suhtuge kriitiliselt. Kui tahes ilus see jutt on, et see jutt ja see emotsioon jätke nagu kõrvale. Seal te peate külma mõistusega just sõna otses mõttes mustvalgelt analüüsima seda olukorda. Kogu selle kogutud info valguses, ärge tehke ühtki järeleandmist selles tähenduses, kui te olete selles laenu elutsükli esimeses faasis, kus te kogute infot. Sest seal on nagu see faas, et teil on võimalik seda infot praegu veel koguda. Ja? Aga kui on pärast juba võlgnevus või ajate kohtutäituri või kohtu kaudu, siis ilmselgelt ju laenusaaja enam teiega koostööaldis ei ole. Ehk et te peate seda olukorda ära kasutama selles kõige varajasemas faasis, kus te alles seda infot kogute ja otsust hakkate tegema, kas siis seda laenu anda või mitte, eks. Et sellega tuleb arvestada, see on oluline. Nii, laenutoimiku näidist ma teile näitasin, et siin ma soovitan endale tehke süsteem. Et kas te kasutate mingisugust pilveserverit, sinna tehkegi nimede kaupa, katalogiseerige, süstematiseerige, pidage endal toimiku logi, mis kuupäeval, mis toimingud olete teinud, pange kalender meelde tuletusi telefoni, sest kui te neid laenusid on mitu või mitu teisteks või mitme 10 lõpuks, siis ma ütlen omas kogemuses, seda infovoogu on nii palju, arvestades kõike muud, millises info sellises voos ja supluskeskkonnas me kogu aeg oleme, et sa lihtsalt ei jõua enam järge pidada ühel hetkel ja ei hooma.
ja siis läheb, kui see asi läheb nagu käest ära, ja võlgnikud ei maksa, või selleks hetkeks võlgnikud jällegi toonitan, siis te ei hooma enam seda asja, te ei halda ega valda ja siis võib see asi eks käest minna. Aga seda kõike ongi võimalik reguleerida, et hoidke asju korras, pidage logi endale asjade kohta, kellega te kus faasis olete ja hoidke need asjad joonel, sest see on päeva lõpuks teie raha. Te olete ju selle raha pannud sinna laenukarusselli peale ainult selle ühel eesmärgil, et teenida sealt ikkagi midagi tagasi. Ja ärge kartke nagu ennast kehtestada, teie käsutuses on selle laenulepingu näol ikkagi korralik profitööriist. Nii, hakkangi oma koolitusega vaikselt jõudma siis lõppu ja mis ma siis oskan lõpetuseks veel öelda? Minu arvamuses on laenudega võimalik teenida, kui muidugi oskuslikult kasutada lepinguid, ennast kehtestada jõuliselt, teenida on võimalik küllalt hästi. Alustage ikkagi, kes täitsa algajad on, slow and low, andkegi väikseid summasid, ka mina alustasin kunagi väikeste summadega. Selles mõttes, et mängureeglid on põhimõtteliselt samad. Pean silmas seda, et kui te annate seal 50 kuni 300 eurot äkki laenusid, et põhimõtteliselt kõik mängureeglid on sama, kui te ühel päeval annate 10 korda rohkemates summades, eks jah. Et seadusandlus on sisuliselt sama, mis nendele asjadele kohaldub, aga nende väikeste laenudega te just saaksite nagu tehingute käivet ja te näeksite, kuidas see mäng käib. Et ütlen ka niipidi, et olge valmis, et niikuinii läheb asju hapuks, niikuinii jõuab neid lõpuks kohtusse ja kohtutäiturile, et see on nagu iga laenusuhtele vägagi omane, see ei ole midagi erakorralist. Et põhimõtteliselt iga laenusuhe on potentsiaalne võlasuhe ja vastupidi, kust tahes otsast ka ei vaata. See on üpris tavaline. Aga siin on jällegi see asi, et te saate väga palju eeltöö näol ära teha ja ärge mõelge, vaadake niipidi, et võib-olla, et ma ajan selle lati liiga kõrgeks ja siis keegi ei võtagi ja et minu poole pöörduvadki ainult sellised inimesed, kellel on halvasti ja keevasti, et neil on palju laenusid, kui mitte võlgasid, et võib-olla ei tulegi neid häid laenuküsijaid. Pean ütlema, et jaa, tõsi. Ega head kliente leidub aina vähem ja räägib nii nagu on, ega konkurents meiesuguste laenuandjate näol on ka ikkagi küllalt suureks. Et see ei tähenda, et te peaksite raha andma siis võib-olla mingitele sellistele kehvematele laenusaajatele kõrgema riskiga. No sellest nagu me rääkisime, kuidas neid riske on võimalik maandada, eks käenduse näol. Ja suhelge palju, koguge infot palju ja olgu olema laenusaajatega pidevas ühenduses. Et hoidke neid nii-öelda võib-olla, et see on võib-olla äärmuslik väljendus, natuke keti või lõu otsas. Et olge nendega pidevalt kontaktis. Ärge kartke riskida, et niikuinii need on riskantsed tehingud ikkagi ja tuleb arvestada, et nendesse on ette kirjutatud ka juba potentsiaalne võlgu jäämine, kui mitte ka see, et võib-olla te seda oma raha tagasi ei saagi. Aga et kui jälle oskuslikult, vastavalt tänasele koolitusele, ma loodan, et olete tähelepanelikult kuulanud, rakendate neid oskusi, et kui neid asju nagu oskuslikult rakendada, siis absoluutselt ma jään selle juurde ja kirjutan alla sellele, et see on väga hea passiivtulu allikas. Aktsiaturgudel mina küll ei mängi, ma nendest asjadest palju seal aru ei saa, küll aga ma saan sellest aru, et näiteks aktsiatesse raha pannes te ei saa ise mõjutada seda, kui palju te sealt teenite, sest aktsiaturud ja nende ettevõtete käitumine ja võimalikud skandaalid kaasnevad ja kuidas üldine maailma majandusturg ja kõik see käitub. Vaat see on see, mida te mõjutada ei saa mingilgi moel. Te olete nii-öelda, kuidas võib-olla parafraseerides jumala kätes, kuidas teil selle aktsiaga läheb. Teenite rohkem, teenite vähem, võib-olla ei teeni üldse midagi, jääte täielikult kahjumisseks. Aga vaadake, laenusuhetes teil on võimalik päris palju mõjutada seda asjade käiku vastavalt ise, kui virks ja kraps ja kui palju te ise olete selle võlgnikuga ühenduses, kui palju te annate, saadate neid kohtusse ja täiturile ja nii edasi, et siin on teil võimalik nagu endal päris palju ära teha selleks. Nii, ja meenutan ka veel sellele, et nüüd aga julgelt praktikasse, hakake neid laenusid andma, vaadake, kuidas läheb, meenutage õpitud ja kui tekib siis mis tahes probleeme, küsimusi, siis sul on 0,5 tundi krediiti mis tahes küsimustes, et minu poole pöörduda. Ma tänan vaatamast ja olge tublid, edukaid tehinguid!